Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas ehitada elektriautot. Tõsi, mitte küll sellist elektriautot, millega inimene sõita saaks, vaid sellist elektriautot, mis oleks ehitatud mänguautost ning millega sõita näiteks kodus elutoa põrandal. Selleks toorikuks on tavaline plastmassist auto, millel ei ole mingisugust mootorit ning oluline on, et see ei ole ka tagasi tõmmatav auto. See on lihtsalt selline liivakasti mänguasi. Siin laual on erinevaid materjale ning ka seadmeid selleks, et autot edukalt motoriseerida. Näiteks võime me kasutada rõngaskumme ning nendesse salvestada potentsiaalse energia, mis siis kummi kokkutõmbamisel muudetakse taas kineetiliseks energiaks. Või siis võime kasutada näiteks seda piimavahustajat, mille sees on mootor ning kui see nupule vajutada, hakkab see võll ringi käima. Ning kui ühendame selle võlli külge näiteks rõngaskummi, mis omakorda kannab liikumise edasi autorattale, on võimalik see auto niimoodi liikuma panna. Lahendus, mille mina valisin, oli kasutada habemeajamismasina mootorit ning olen selle juba liiminud siia auto kere külge. Mootori jaoks tegin auto põhja sisse augu ning selle mootori otsa sai pandud üks pisike plastmassist ratas. See mootor on liimitud augu serva külge niimoodi, et kui auto on maa peal, puudutab ratas ilusti vastu maad. Ja kui nüüd mootor käima panna, hakkab see ratas ringi käima ning see omakorda annab energiat autole edasi liikumiseks. Ja mootori sisse lülitamiseks tuleb panna lihtsalt lüliti peale üks tükk teipi, mis hoiab lülitit pidevalt all. Lisaks autoehitamisvahenditele on siin laual ka selline kaldtee. Selle kaldtee eesmärk on anda autole väike eelhoog selleks, et seisuhõrdejõu asemel oleks meil liug- ja veerdeehõrdejõud, mille vastu tööd teha, sest liikumise pealt on hõrdejõud natuke väiksemad kui seistes ja võib juhtuda, et mõni masin ei saagi lihtsalt koha pealt liikuma enne, kui talle väike hoog sisse anda. Minu auto on nüüd võidusõiduks valmis. Lähme saali ja katsetame, kui kiiresti see tegelikult ka sõidab. Kuna antud katse eesmärk on saada teada sõiduki tippkiirus, ei ole me paigaldanud rajapiirdeid, vaid laseme autol lihtsalt vabalt sõita. Nüüd ei ole muud, kui käivitan mootorid. Kui masina mootor on edukalt käivitatud, asetan sõiduki rajale ja lasen selle sõitma. Nagu nägime, sõitis meie ehitatud auto päris kiiresti. See on üks ülesanne, mida julgustan kindlasti ka kodus järele proovima. Ja täpselt nii lihtne ongi ise mänguautost elektriautot ehitada.